ja kui sa ütled, et sa ei kohta kunagi kedagi sellist, siis sa oled veel nii noor ja isegi kui sa ei oleks, isegi kui sa oleks 10 aastat või 20 aastat vanem, kui sa oled praegu, siis see ei ole päris asi. Ma arvan, inimestena meil on väga vaja tunda seda kogukonnatunnet või seda, et meil on olemas see meie siuke ring inimestest. Okei, et ma ei tea, mul juba on jalanõud, on ju, ja need võib-olla on kallimad, kui need võiks olla, aga kui ma panen nüüd jalga, ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast enesekindlalt, siis ma tunnen ennast paremini tööl, inimestega suheldes, mul lähevad asjad paremini, ma olen edukam. See on investeering. Investeering. Ühesõnaga selgus, et mingi võõras kutt, ei tea kuidas, imbus meie seltskonda, oli kõigi sõber, muidu oli väga tore kutt. Käis tasuta beach grindil, tasuta jõi ja sõi meie kulul ja siiamaani me ei tea, kes ta päriselt oli, keegi ei tea ta perekonnanime. No esimene mõte, mis mul lihtsalt kõike seda kuuldes tekkis, oligi see, et vau, neil ei ole mitte mingit austust sinu vastu. Tere tulemast kuulama Kerstordil podcasti. Täna on väga-väga eriline episood, sellepärast, et minu kõrval istub mu üks pikemajalisi, üks parimaid sõbrannasid, Laura. See on minu podcasti debüüt ka. Ja Laura esimene podcast. Ja mis ma tahtsin Laura kohta lihtsalt öelda, et ta on väga tark, ilus ja ambitsioonikas. Nii et ma arvan, et tal on põnevaid mõtteid teie voice'ide kohta ja saame siin koos põrgatada oma mõtteid ja natuke sellist teist perspektiivi juurde. Nii et ma arvan, et tuleb väga põnev episood. Tuleb. Ja nagu ikka, siis me alustaksime võitudest või sellistest positiivsetest hetkedest viimasest nädalast. No ma ei tea, kas ma panen sinu kohe tanki, et... ma võin alustada küll. Viimase nädala, ma ei tea, kas ma saan öelda võit või kuidas seda nimetada, aga mu võib-olla kõige säravam hetk, mille ma tooks välja, on kogu see nädalavahetus, ehk siis see, et ma tulin Eestisse nädalavahetuseks. Igaks juhuks, kes ei ole minu vlogide vaataja ja ei ole kursis, siis Laura elab igapäevaselt Iirimaal, Dublinis ja on siis praegu külas Eestis. Jah, ma olen 3 aastat nüüd juba Iirimaal elanud, aga õnneks meil on otselennud ja on lihtne ja kiire kodus käia ja üks asi lihtsalt see, et siia Eestisse tulla vahel on väga tore ja mu nädalavahetuse plaanid on ka väga toredad olnud. Ma ütlesin neile tüdrukutele ka, et eilne päev oli mul pea korda tegemise päev igas mõttes. Siis mul oli juuksur ja siis mul oli teraapia. Ehk siis pea seest ja väljast. Ja siis kui rääkida võitudest, siis selle teraapiaga ka mul tuli kohe mõte, et see on ka kohe kindlasti võit mitmes mõttes, selles mõttes, et Kaisa soovitusel ma jõudsin sellesama terapeudi juurde või psühholoogi juurde, kus ma nüüd praegu käin. Ja ma olen nii õnnelik, et ma temani jõudsin. Reaalselt. Mulle siis, ma ei oska seda seletada või nagu öelda, mismoodi, ma ei tea, elumuutev teraapia on anyway, on ju, aga... Ja minu jaoks nagu see kõige paremini kirjeldav sõna ongi elumuutev. Ma seda tahtsingi öelda, nagu sellepärast, et ja ma kavatsen mingi hetk, ma veel ei tea täpselt millal, aga teha nagu terve episood, et kuidas teraapia on minu elu muutnud. Ma arvan, et see on väga hea mõte ja minu jaoks veel just, et selle terapeudini jõuda ka on olnud elumuutev selles mõttes, et ma olen väga palju ja nagu pika aja jooksul nagu pikka aega teraapias käinud. Mitte, et ma ei tea, kas tänapäeval enam peab seda disclaimerit tegema, aga mitte sellepärast, et ma nüüd nutaks iga õhtu patja või mul oleks mingid mega rasked ajad, aga ma lihtsalt olen kuidagi sellest ajast, kui ma sinna esimest korda jõudsin, aru saanud, et see on minu jaoks natukene nagu, ma ei tea, vitamiinide võtmine nagu selles mõttes ka. Siuke toetav aspekt elus. Ta on ja tegelikult ma olen, kuna läbi aastate ka, kui ma olen teraapias käinud, ma olen käinud seal läbi töötamas mingeid keerulisemaid aegu ja ma olen käinud teraapias siis, kui mul just kui elus ei ole midagi, mille jaoks nii-öelda nagu peaks teraapiasse minema. Ja teinekord sel ajal tegelikult sa teedki teraapias palju suuremaid samme, sest siis sul on seda emotsionaalset jõudu, et teha mingisuguseid muutuseid, töötada mingisuguste pikemaajaliste asjadega või mustritega, sest sa ei pea töötama läbi aktiivselt millestki, ma ei tea, toksilisest või keerulisest või et sul on nagu rohkem seda jõudu vaadata sügavamale võib-olla. Jaa, kindlasti.
et jah, selles mõttes väga suur võit tema leida ja väga tore on vahepeal käia ka koha peal. Ikka näost näkku on natukene teine asi, aga ma kohtun temaga siis kui ma olen Iirimaal online'is. Ja vot mina olengi mõelnud selle peale, et noh, ma olen varasemalt ka paar korda mõne teise psühholoogi juures käinud ja ikka ma alati näen, et neil on olemas see variant, et läbi online'i ka teha. Ja minul on kuidagi alati tundunud parem variant ikkagi kohale minna ja kuidagi näost näkku, et see mulle tundub, et need emotsioonid või kuidagi nagu kergem on millegi pärast mulle tundub niimoodi, et ma tahtsingi küsida, et kas sinu jaoks seal on üldse mingi vahe? No on, ma arvan küll vahe, selles mõttes, et näost nagu on ikkagi teine asi kui online'is. Samas online'is saab ka väga edukalt ja mõnes mõttes läbi videokõne vahel ja see, ma arvan, oleneb hästi inimesest, et kui mugavalt sa tunned ennast, kas oma tunnetest rääkides või üldse sellises nagu keskkonnas, et videokõne teel on vahel natukene turvalisem tunne, sest sa oled nagu sa võid olla oma kodus, sa võid olla oma space'is täpselt nii, nagu sul on kõige parem, et selles mõttes on nagu videokõnes nagu vahel mugavam. Mul see ei ole nii suur aspekt ja ma tegelikult arvan, et samas on ka hea, et esimene kord, kui ma läksin selle psühholoogi juurde, tegelikult ka kõik teised, kellega ma olen videokõnes varem kohtumisi teinud, ma ikkagi olen nendega korra vähemalt kohtunud ka päris elus. Sa saad ikkagi inimesest nagu paremini aru või sa kuidagi õpid teda tundma ja sa saad selle connectioni ja siis ma arvan, selle pealt juba siis ei ole mingit vahet. Samas enne seda nüüd, kui ma vahetasin, mul oli Iirimaal terapeut, kellega ma ka päris pikalt, no põhimõtteliselt siis 2,5 või midagi sellist aastat kohtusin seal ja siis, kui me temaga vahetasime online'i, sest et ta vahetas seda, kus ta töötab, siis ma tundsin, et see muutus nagu kuidagi temaga see ei toiminud nii hästi, et ma arvan, et see hästi oleneb. Okei, et oleneb mõlemast poolest siis tegelikult on nüüd nii sellest psühholoogist, terapeudist kui ka sinust endast. Aga tõesti võib-olla see, et nagu kui sa kodus oled näiteks, siis sul on endal hästi selline mugav ja nagu kodune olla. Turvaline. Turvaline. Okei. Minu üks võitudest, nüüd see on nagu Laura võidu kõrval selline hästi nagu tundub tühine, aga no kirja ma ta igal juhul panin, et mul oli siis koostöö Stockmanniga. Üks asi, see juba iseenesest väga tore, et ma olin väga elevil selle koostöö pärast, aga teine asi, mul jäid vist augustist saati kripeldama ühed teksad. Et ma käisingi Stockmannis, proovisin erinevaid teksasid, tookord oli siis siuke teksade kampaania, mille raames meil oli koostöö ja jäid kripeldama Hugo teksad, siuksed teistsugused mustriga, aga tookord nad jäid sinna poodi ja ma vahepeal käisin neid veel kaubamajas vaatamas, aga kaubamajas olid kõik minu pikkusega need samad teksad välja müüdud. Siis ma mõtlesin, no okei, ju siis peab nii olema. Ja nüüd hullude päevade raames olid need teksad veel 40 € soodsamad. Minu suurus oli olemas, nii et nüüd ma sain need ära osta. Need olid sulle mõeldud. Need olid mulle mõeldud. Ja kuna see oli selline nagu ikkagi suurem väljaminek või kallimad teksad, siis tegelikult oli hea, et mul oli see seedimisaeg, et ma tean, et ma tõesti tahtsin neid ja et ma nüüd kavatsen neid kanda ka. Et see ei olnud siuke emotsiooniost. Nii et see oli üks minu võit. Nii, ja mis sinul veel on jagada? Võitudest. Selle nädala omad, siis me peaksin juba vaatama natukene minevikku võib-olla. Mis veel praegu, ma arvan, sellesse nädalasse on väga palju head energiat toonud, on ma käisin just puhkusel. Ma ei olnud terve suve puhanud, mul on olnud päris intensiivne aeg tööl ka, nii et see tuli selles mõttes väga õigel ajal. Enne mu puhkus tegelikult algas sellega, kui tüdrukud tulid Iirimaale ja siis sealt ma lendasin Lõuna-Prantsusmaale, kus me olime 10 päeva või midagi sellist. See on mõnus aeg ka ikka. See oli perfektne aeg, sest me jõudsime teha kõike, mis me tahtsime ja kuna meil oli aega, siis ei pidanud tundma ennast kiirustatuna. Me võtsime rannapäevi, kus me lihtsalt lamasime, ilm oli hea, shoppasime, tegime kõike, mis me tahtsime. See oli super. Nii mõnus ja nagu emaga koos reisida, nii tore. Nii wholesome. Ja siuke girly time, aga nagu emaga, vaata mitte sõbrannadega, et see on ka nagu teistmoodi, aga nagu nii tore.
Mis kraadid, sa ütlesid, et käisite rannas, et ikka soe siis täitsa? Oli soe, kraadide järgi ta näitas 25, 26, päike paistab, sul oli täitsa soe, aga mitte kuum, et siuke paras. Väga paras, väga mõnus. Nii, minul on juba minu teine võit meelest ära läinud, nii et ma spikerdan telefonist. Mul on ammu olnud kodus üks tume nurk, mis mind närvi ajab. See oli mu kööginurk, kus oli mingi mess. Sinna olid kogunenud mingisugused pakid, kastid, mingisugused asjad, mida ma ei osanud kuskile mujale panna. Ja siis ma lihtsalt panin need sinna kööginurka. Aga kuna ma veedan kodus väga palju aega, siis see kodune keskkond on mulle väga oluline ja et siin oleks üldiselt ikkagi pigem siuke puhas, et siis ma tunnen, et ma saan olla produktiivne ja tööd teha. Ja see kööginurk ikkagi täiesti häiris mind. Aga miks ma teda pikka aega ei koristanud, oli sellepärast, et ma ei suutnud nendele asjadele kohta leida, mis seal nurgas olid. Ja siis iga kord, kui ma sinna vaatasin, siis see tekitas must frustratsiooni. Ja lõpuks ma võtsin selle üleile ette ja ma lihtsalt hakkasin nagu järjest asjadele kohtasid otsima. Ja ma leidsin tegelikult lõpuks kõikidele asjadele koha, ma sain nad ära paigutatud ja nüüd see nurk on korras. Ja see pakub mulle väga suurt rahuldust. Aga see on, see kodune keskkond on nii oluline ja see tunne on nii hea, kui sul on asjadel oma koht ja see, nagu see mingisugune segav faktor on ära. Nüüd on nagu selline selgus. Ja ma tegelikult vahepeal ikkagi filmin ka köögis mingisugust, kas oma vlooge, kui ma süüa teen või vahepeal isegi mõned koostööd. Et siis see on ka nagu häirinud mind juba selles mõttes nagu visuaalselt niimoodi. Nii et nüüd on see tehtud, nüüd on korras. Enne kui asume teie voice'ide juurde, siis veel kiiresti tänastest sponsoritest ja kingitustest. Kõigepealt saab siis ühe häälsõnumi saatja endale 12 pudelit Värska Well vett, mis on siis aloe vera laimi maitseline. Et siin on koos siis mineraalvesi erinevate vitamiinidega, selline maitsev, mõnus, värskendav vesi. Siis on tänaseks toetajaks ka Lidl, kes annab ühele voice'i saatjale ära 50-eurose kinkekaardi, mida saab siis kasutada endale sobivas Lidli kaupluses. Ja Lidli poolt tahtsin lihtsalt meelde tuletada seda, et neil on väga hea värske kaubavalik ja seda siis nii puuviljade, juurviljade, marjade mõttes kui ka pagaritoodete mõttes, et väga lai valik erinevaid saiakesi, nii magusaid kui soolaseid, et kindlasti tasub pilk peale visata ja jätkub ka siis hashtagi kampaania, et kõik, kes Instagramis jagavad oma alati väärt hetke, ehk siis kasutavad hashtagi alati väärt, hashtag kirstordil ja tagivad ära kirstordil pood Instagrami, et ma näeksin ka seda kajastust, et siis nende vahel läheb veel üks 50-eurone kinkekaart loosi. Et lihtsalt jagadagi mingisugust hetke, kus sa naudid näiteks Lidli viinamarju või teed mingit sööki, kokkad midagi või mis just parasjagu sinu jaoks on seoses Lidliga see alati väärt hetk. Ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis täna Douglase poolt Kylie Jenneri Cosmic 2.0 30 milliliitrine parfüüm. Ja kes veel ei teadnud, siis eksklusiivselt Douglases ongi saadaval Kylie Jenneri lõhnad ja näiteks Khloe Kardashiani parfüüm. Sellest olen korraga rääkinud, selline hästi nagu puhtuse lõhn on minu jaoks sellel Khloe parfüümil. Samuti Ariana Grande parfüümid ja Billie Eilishi parfüümid on Douglases siis saadaval ja Ariana parfüümidest on ainult Douglases siis saadaval just need Love Notes parfüümid, et selline eraldi seeria, mida kuskil mujal ei olegi. Ja näiteks Ariana lõhnadest kõige uuem siis Cherry Rem on ka Douglases juba saadaval ja ma pean ütlema, et selle kirjelduse põhjal, mis ma lugesin, see tundub väga magus, mõnus lõhn, selline kirsine ja vahukommine siis, nagu ma aru sain, et kõlab väga hästi ja parfüümidega saad siis tutvuda nii Douglase kodulehel kui ka nende kauplustes. Aga liigume siis häälsõnumite juurde, et ma need tänased ikkagi olen üle kuulanud ja valinud siia välja sellised, mis ma mõtlesin, et võivad olla põnevad koos arutada ja mille puhul ma tundsin, et
Laural on kindlasti nagu põnevat perspektiivi pakkuda. Nii et siin on selles suhtes ikkagi nagu tavaliselt siuke segasumma suvila, et suhted, inimsuhted, nii romantilised kui sõprussuhted ikka tulevad teemaks, aga sekka ka midagi muud põnevat. Põnev, mina ei ole kuulnud. Jaa, nii et paneme ka esimese käima. Ma olen oma poisiga varsti olnud koos pool aastat. Me oleme mõlemad täisealised ja me tunneme, et me oleme leidnud selle õige inimese, kellega me tahaksime ka tulevikus koos olla. Aga meil tulevad tülid just siis, kui me kirjutame. Kui me päriselt oleme koos, siis on kõik väga hästi ja kuidagi saame üksteisest paremini aru ja ei teki neid tülis ega niimoodi. Aga kui me kirjutame, siis kipuvad need tülid hästi kiiresti tulema ja täiesti suvaliste asjade pärast, kui me arutame midagi, siis ta kuidagi läheb hästi keema ja kuidagi arvab, et ma mõnitan teda või süüdistan teda või tahan talle halba, aga ma reaalselt hästi rahulikult olen rääkinud temaga ja proovinud talle vastu tulla ja anda seda kindlustunnet, et ma ei arva halvasti temast ega nii, aga ma lihtsalt arutan mingid teemad siis. Ja ta on nii umbusklik või ta üldse ei taha uskuda, et ma ei ole see inimene, kes talle halba tahab. Ja need tülid on tõesti väga halvad olnud ja ma olen väga palju tundnud, et ma ei taha enam koos olla temaga, aga ma reaalselt ei suuda lahti öelda sellest, sest et ma nagu kardan ja ma nagu natuke tean, et ma ei leia mitte kedagi sellist nagu tema, sest et ma tõesti väga armastan teda ja meil on tegelikult tugev suhe, mis on väga paljudest asjadest läbi läinud ja nii ja me saame tegelikult üksteisest aru, kui me oleme päriselt koos, aga läbi teksti kõik on lihtsalt nii halb olnud vahepeal ja ma tõesti ei tea, kuidas ma saaksin või mida ma saaksin paremini teha, et neid tülisi vältida kuidagi. Ja ma vahepeal mõtlesin, et äkki lihtsalt me ei räägi reaalselt läbi telefoni, ainult kui me kõnes oleme, aga ta ütles, et ta ei taha minuga üldse enam kõnesi teha, sellepärast et ta teab, et ta ei räägi midagi, et ta ei taha nendest tülidest rääkida ja need tülid on nii kuidagi väsitavate jooks, et ta ei jaksa varsti enam suhtes olla, aga me ei ole kumbki alla andnud, sest et me tõesti tahame olla ka tulevikus koos. No nii. Ma kuulasin selles mõttes, ma ei tahaks panna mingeid mõtteid kirja, et ma ei unustada ära kõik asju, mis ma tahan öelda. Tegelikult muidugi võime vahepeal ka pausile panna, kui on tunne, et ikka nagu tahaks midagi vahepeal öelda. Ma ei ole seda muidu siin teinud, aga vabalt võime teha. Okei, no vaatame, kui äkki millalgi on, aga teinekord siis äkki me hakkame midagi rääkima ja siis tegelikult võisi lõpus tuleb välja, et ta vastab sellele. See on tihti see asi, et nad lisavad konteksti nagu veel. No okei, esimesed mõtted kohe enne, kui ma võib-olla lähen sügavamale, kui ma seda kuulasin. Esiteks, ma nii tahaks näha neid näiteid sellest, et mis on need vestlused ja missugune see välja näeb, et kui te sõnumites tülli lähete. Jah, et millest te siis räägite, siis mind hästi huvitab tegelikult see ka, et kas te siis koos olles ei räägi nendest teemadest, et kas äkki siis kumb iganes siis võtab need asjad üles, et kas on äkki ebamugav nendest rääkida näost näkku, et siis need teemad tulevadki üles sõnumites, ehk siis tegelikult asi ei ole selles, et ei saa nagu sõnumite saatmisega hakkama, vaid ei lahka neid teemasid lihtsalt nagu näost näkku. Ja siis jah, sellepärast ma ka tahaks hullult näha, et mis seal on, sellepärast, et see on ikkagi ju sama inimene, see on hästi huvitav minu jaoks see, ma ei tea, kontrast või see, et nagu, et me päriselus saame hästi läbi, aga sõnumites ei saa, aga sa ju tead, et see on see sama inimene, et tal ei ole ju teisi, tal ei ole mingit teist eesmärki või nagu... Ma tahaks nagu teada, et mis seda kutti siis trigerdab, et miks ta järsku nagu sõnumi teel ei suuda näha seda sama tüdrukut, kes tal muidu päriselus on. Et ta kuidagi kaotab, just kui mulle siit tundub, kaotab selle visiooni või pildi temast ära ja paneb sinna sõnadele siis võib-olla ise külge midagi, mida seal ei ole, mingeid emotsioone või mingisuguseid silte, mida tegelikult ei ole ja huvitav nagu jah, et miks ta seda siis teeb. Ja. Siis teine punkt kohe, mis ma hakkasin mõtlema võib-olla natukene julgustuseks, võib-olla natukene reality checkiks. Sa ütlesid seal alguses, et te olete mõlemad täisealised, ehk siis ma eeldan, et üsna hiljuti saanud täisealiseks, et pigem nooremad. Ja kui sa ütled, et sa ei kohta kunagi kedagi sellist, siis sa oled veel nii noor ja isegi kui sa ei oleks, isegi kui sa oleks 10 aastat või 20 aastat vanem, kui sa oled praegu, siis see ei ole päris asi. Nagu, Ei,
Et miks sul üldse on selline arvamus, et sa ei leiaks või et sa nagu siis ei väärikski paremat suhet kui see, kus sa tunned tegelikult ennast vaimselt nii läbi sellest, mis teil toimub, nagu ma sain väga hästi aru sinu frustratsioonist sellega ja nagu sa ütlesid, tegelikult sellel kutil on ka, te olete nagu emotsionaalselt täiesti läbi sellest, mis teil toimub. Et see on väga halb koht, kuhu jõuda suhtes ja ma küll usun, et sealt saab üle, kui mõlemad seda soovivad. Aga see on väga raske koht, kus olla ja eriti, kui see kõik jätkub täpselt samamoodi, siis te ei pea pikalt vastu. Et ei pea hambad ristis ikkagi suruma midagi, mis ei too seda rahulolu. Ja, sest siis siit minu järgmine mõte oligi, et ma olen täiesti nõus, et sellest kindlasti saaks läbi, aga mida selle jaoks on vaja, on teie mõlema valmidust sellest läbi saada ja kui ta on öelnud, ma ei tea nüüd, kui nagu lõplik see on, et ta nii ütles, aga et kui ta ütleb, et ma ei tahagi kõnesid enam teha, sest ma ei taha nendest tülidest rääkida, siis siit mulle ka jääb, et puudub mingisugune valmidus neid teemasid arutada või läbi töötada. Ja, et paraku niimoodi sellest läbi ei saa, kui lihtsalt kommunikatsioon puudub. Ja. Et mis mul tekkis veel mõte, et võib-olla teile ei sobi läbi sõnumite probleemidest rääkimine. Ja te peaksite, sul oli muidugi ka huvitav point, et võib-olla nad lihtsalt ei olegi neid probleeme üldse näost näkku lahanud või et kuidas see teil on, aga jah, mina mõtlesin seda, et võib-olla lihtsalt siis, et need konfliktid tuleks päris elus lahendada või nendest rääkida. Ma nagu nii tegelikult pigem soovitaksin seda. Üldiselt küll. Teie olukorras anyways on parem variant, aga nagu nii ma arvan, et see võiks olla võib-olla tervislikum viis sellele läheneda praegu. Kui see saab lahatud, siis tulevikus on okei, ma arvan ka sõnumites. Mul nagu oleks meeles, et keegi tark on kuskil soovitanud, et teinekord on väga okei läbi sõnumite või kas või videokõne või niimoodi mingeid teemasid arutada, mis on ebamugavad, et siis jälle on ju natuke nagu selle teraapiaga, et sul on võib-olla natuke mugavam. Kuigi ma arvan ikkagi, et inimene, kellega sa oled suhtes ja koos, peaks olema piisavalt turvaline, et te saate ka nagu näost näkku rääkida ükskõik mis teemadest. Ja, võiks küll olla nii. Ja kuidagi mulle tundub, et teie puhul aitaks ka see, et siis nagu empaatia säilib paremini, kui sa näed seda inimest ja tema seda siirast emotsiooni, et siis on raskem võib-olla külge panna neid mingeid ebameeldivaid silte, mida mulle tundub, et siis see kutt võib-olla nagu teksti teel teeb. Et kuidagi nagu ja hästi südamest rääkida asju ja proovida leida üles, et mis on see päris probleem, asja tuum ja nagu, et mis on see vajadus seal, mis on sinu vajadus, mis on tema vajadus ja kuidas siis lahendada seda. Just see vajadus, sest ma mõtlesin ka, et kui lihtsalt võtta seda probleemi nagu selle tasandil, ma nüüd tahan öelda surface level, ma pean nüüd siia tooma selle disclaimeri, ma annan endast parima, et rääkida eesti keeles, kasutada nii palju ja ainult eestikeelseid väljendeid kui võimalik, aga see on vahel väga keeruline, ma elan iga päev ingliskeelses keskkonnas, aga ma ei tahaks seda eesti keelt kaotada igatahes. Kui ma võtan selle nagu probleemi nagu surface levelil, nii nagu sa selle tood, et sõnumite teel tekivad tülid, et loomulikult siis võiks ju vaadata ja küsida tema käest, et mis on need asjad, mida sa kas sõnumite teel ütled või kuidas sa kirjutad või nagu milliseid sõnumeid sa saadad, mis temale seda tunnet tekitab, aga ma tegelikult arvan, et see ei ole see, sellest ei tule see. Ma kardan, et ei ole, aga seda võib muidugi koos läbi arutada, et et küsidagi tema käest, et mis on sinu jaoks, võttagi kas või mingid päris need sõnumid ette, mis on siin sinu jaoks sellist, mis ma ei tea, kas siis ründav on või et mis see probleem seal taga on, täpselt ei tea, aga et mis tekitab sinus neid halbu tundeid ja miks asjad lähevad nagu nii koledaks. Okei. No nii, võtame aga järgmise. Hei, olen 25-aastane neiu ja võib tunduda, et mul oleks elus justkui kõik korras. Mul on hea töö, parim abikaasa, võimalus käia trennis, ilus kodu, nagu ideaalne elu. Aga tegelikult on vahel hoopis teistsugune tunne. Tahan olla aus, kuigi kõik näib korras, tunnen end vahel negatiivselt ja kurvana. Minu sotsiaalne elu praktiliselt puudub. Päevad on rutiin, töö, kodu, trenn, kodu.
kõik tundub hall ja ühetaoline. Mõnikord on tunne, et elurõõm on kadunud ja ma lihtsalt liigun päevast päeva edasi, ilma et midagi päriselt rõõmu pakuks. Lisaks on mul raske endale asju lubada või unistada, sest maailm tundub nii ebastabiilne ja täis ootamatuid olukordi. Isegi väiksed soovid tunduvad kohati nagu täiesti kättesaamatud ja süütunne tahab ligi hiilida. Nagu ei oleks ma piisavalt turvalises olukorras, et olla lihtsalt mina ise ja lasta endal naerda, eksida või nautida hetki. Mul oleks tõesti huvitav kuulda sinu nõuandeid, kuidas hoida elurõõmu igapäeva rutiinis, kuidas leida aega iseendale ja lubada endale väikeseid rõõme, ilma et tunneks süüd. Loodan, et mu lugu kõnetab ka teisi, kes tunnevad sama ja ehk annab see mõttekoha, kuidas mitte olla üksi oma tunnete ja kahtlustega. Täiega kõnetab tegelikult. Ma mõtlesin, et võib-olla nagu on mingit kas samastumistunnet või et ma arvan, me mõistame seda muret. Väga ja väga tugevalt nagu empaatiat selle vastu, mis sa tunned. Ma sellest, kuidas sa rääkisid, nagu ma märkan seda, kuidas sa seda läbi elad ja kindlasti olen ise ka olnud nendes hetkedes. Siis ma korraks hakkasin seda kuulama, mõtlesin, et issanda, kuidas ma annan nõu kellelegi, kui ma olen ise samas olukorras olnud. Natukene tekkis küll see tunne, et ma nii tundsin selle ära, et järsku ma olen nagu või, aga ma ei tea. Ma tahaks ka, et keegi ütleks. Aga samas ma arvan, et me nagu ikkagi oleme osanud kuidagi leida oma elus need mingid asjad, mis siis toovad rõõmu. Jaa. Jaa, mul on mitu mõtet seda kuulates ka, võib-olla mis võiks võib-olla aidata või millele mõelda. Esimene asi, mis siit kajas läbi, sest esiteks on väga tore kuulda, et sa oled tegelikult väga tänulik ja teadlik selle eest, mis sul juba on olemas elus ja mis on hästi. Mis ma arvan, mulle kõlas siit, kui ma ise paneksin mingi top 5 kõige olulisemat asja, mis peaksid minu elus olema olemas, et ma tunneksin seda sisemist rõõmu ja rahu, on väga oluline asi, mis mulle tundus natukene, et on äkki puudu sõprus. Ja sotsiaalne elu. Ja see sotsiaalelu just. See on nii oluline. Ma arvan, inimestena meil on väga vaja tunda seda kogukonna tunnet või seda, et meil on olemas see meie siuke ring inimestest meie ümber, et see on tõesti väga oluline aspekt, see jäi ka minul kohe kõrvu. Ja kuigi kindlasti sa saad palju tuge ja seda suhtlust oma abikaasalt ka ikkagi sõbrannad või sõbrad või mis iganes on ju, selline sõpruskond ei ole asendatav. Jah, ma arvan ka. Et otsida seda, mõelda, ma usun, et ikka sul on mingeid sõbrannasid või inimesi, kes on sulle lähedasemad või kellega sa saad juba läbi või oled varem saanud läbi, et võib-olla natukene suunata energiat sinna, et äkki ongi võib-olla selle kõige rutiini keskel natukene kaugemaks jäänud mõned inimesed, kellega oled olnud varasemalt lähedasem, et siis proovida taastada äkki neid sidemeid. Ja see on täiesti arusaadav, et see juhtub. Mina tean, et minul kiirematel või stressirohkematel perioodidel ma lihtsalt sellest väsimusest nagu natukene isoleerin ennast. Ma nagu nüüd märkan seda ja üritan seda vältida, sest see annab mulle nii palju energiat, kui ma saan veeta aega koos sõbrannadega, inimestega, kes on mulle olulised, kellega ma tunnen ennast hästi, kas siis rääkida läbi mingeid asju, mis on keeruline või mida iganes, et keegi kuulaks, mind annaks nõu või just, et ma unustangi need asjad ära, me räägime ükskõik millest muust on ju. Asjadest. Ja tegelikult ma mäletan praegu siis, kui ma just kolisin Dublinisse ja mul ei olnud veel seal sellist sõpruskonda, olid lihtsalt, kõik olid uued, ma ei olnud veel nii lähedaseks saanud kellegagi ja ma mäletan, et ma siis rääkisin seal oma psühholoogile ka seda, et vahel on natuke üksik tunne, et nagu sõbrad on kodus ja et ma võin ju nendega videokõnesid teha, aga ma tahaks, et siin oleks ka keegi. Ja ta isegi ütles, et loomulikult on ju, et panna energiat sinna, et kas siis kohata neid inimesi või siis nagu toita neid suhtlusi nii palju, et sa siis jõuaksid sõpruseni nende inimestega, kes sulle meeldivad. Aga et teinekord, kui sul on näiteks ütleme vaba päev, oled üksi on ju, et teinekord seda sotsiaalse interactioni levelit isegi täidab see, kui sa näiteks käid kohvikus ja räägid selle teenindajaga seal.
ja siis küsidki nendelt, kuidas nende päev läheb ja natukene nagu sellist small talk'i sinna, et see teinekord ka, et lihtsalt, et sa räägiksid inimestega, oleksid inimeste keskel, et isegi see. Ja ma arvan, et see jällegi, see ei asenda sõprust, aga see on väga hea näide sellest, kui oluline. Me oleme ikkagi nagu inimesed, me oleme loodud olema inimeste keskel ja ma mäletan, et siis, kui ma seda vahel tegin või rääkisin, Iirimaal, ma arvan, inimesed on rohkem suhtlevad võõrastega kui Eestis on ju, aga ma usun, et eestlased ka hindavad seda, kui sa ise küsid, nad võib-olla lihtsalt ei algata seda nii, aga ma küll tundsin vahel, et vau, see oligi tegelikult nii tore. See tegi praegu tuju nii heaks, et ma kellegagi natukene jutustasin. Ja teine asi, mida mina veel mõtlesin, et proovida aktiivselt teha samme selle poole, et natuke murda seda rutiini, et tuua sinna mingit vaheldust, teha midagi teisiti, kui mis sa tavaliselt teed, kas siis olgu see abikaasaga koos, üksinda või siis äkki nende sõpradega. Ja just see oli siis teine point, mis ma mõtlesin, esimene asi, ma arvan, kõige, mitte kriitilisem, aga nagu esimene prioriteet oleks need sõbrad, aga siis teine asi, võib-olla mingid hobid või asjad, isegi kui sa teed neid üksi, on ka tore, kui see on midagi uut, mida sa saad teha, kus sa saad kas ennast loovalt väljendada või ükskõik. Ja need tegelikult võivad olla ka head kohad, kus inimestega tutvuda, uute inimestega. Mingi keraamikaring või lilleseade üritus või et neid on ju nii erinevaid ja kui endal ei tule midagi pähe, siis mina vahepeal lähen lihtsalt Facebooki, võtan need eventid lahti, panen ala mingi this weekend sisse ja lihtsalt scrollin seal, vaatan, mis Tallinnas toimub näiteks. Ja seal on tegelikult tihti väga palju põnevaid asju, mis võib olla isegi, et okei, sealt sa ei leia seda mingit konkreetset asja, aga see ärgitab mingisuguse mõtte peas. Ja mingeid ideid või ma ei tea, mis trenni sa teed, aga kas või muuda seda rutiini seal trennist. Mine kuskile mujale trenni, proovi midagi uut. Ma ei tea, tennise trenni, mis iganes. Ja midagi uut sinna ka, et natukene midagi värsket, mis tooks põnevust natukene juurde. Ja siis ta rääkis endale asjade lubamisest. Seda oli nagu nii kurb kuulda, et sa ütlesid, et sa kuidagi ei luba endale asju või ma ei mäletagi, mis need täpsed sõnad seal olid, aga ma mõtlen, et see on nagu ikkagi nii oluline nagu pakkuda ka iseendale, olgu siis kas need mingid ilusad hetked või vahepeal toredad asjad, mida osta nagu füüsilisel kujul ka, et kuidagi ma ei tea, mul nagu tekkis see mõte, et kui sa oled kunagi vana ja sa vaatad sellele elule tagasi, siis see ju koosnebki nagu nendest momentidest, mis sa lõppkokkuvõttes oled ise nagu tekitanud paljuski oma elus, et jah, mingid asjad juhtuvad meiega, mida me ei saa kontrollida, olgu need siis head või halvad, aga päris palju suures osas me saame ise kontrollida oma seda elukäiku või kuidas me mingeid sündmusi võtame või kas me tähistame näiteks oma elus olulisi sündmusi, muutusi, et mina sellest tihti räägin, et inimesed tähistavad liiga vähe, et tähistatakse võib-olla ainult abiellumist, lapse saamist ja sünnipäeva, aga see on ju nii vähe, et tegelikult ma arvan, leiab iga nädalgi midagi, mida tähistada ja ma arvan, seda peaks tegema ka, kas nüüd iga nädal võib-olla läheb liiale, aga ikkagi tihedamini kui see, mis inimesed teevad, et luua ise neid meeldejäävaid ilusaid hetki, millele tagasi vaadata. Ja ma olen täiesti nõus selle tähistamise osas ja see süütunne endale asjade lubamise juures, ma ei tea, kas ma nüüd lähen liiga sügavale või mitte, aga ma lihtsalt tahaks või ma mõtleks võib-olla natuke selle peale, et kust see on tulnud või miks sa seda tunned, et kui sa natukene võib-olla mõtled selle peale ja kaevad sügavamale, et mis asi see on, mis seda tekitab. Kas see on see, kuidas sa oled üles kasvanud, et pidi lihtsalt olema, ma ei tea, kokkuhoidlik või keegi sinu ümber oli sellise ellusuhtumisega või on see sinu oma elu käigust, et sa oled pidanud kunagi olema või kust see on nagu tulnud, sest et kuulates seda, et sul on hea töö, sul on selles mõttes kõik olemas, et tundub, et sa ei pea selles mõttes nii palju iga päev selle peale mõtlema, et
natukene võib-olla tegeleda selle juurpõhjusega seal, aga siis samas jällegi, kui nüüd ei taha minna või ei oska või mis iganes on ju nii sügavale sellega, siis lihtsalt leida neid väikseid hetki. Ma ei tea, mulle asjad meeldivad ja endale asjade lubamine meeldib, on ju. Ja ma olen naljaga öelnud ka, võib-olla see mõtteviis juba täiesti aitab sind, aga ma olen vahel naljaga mõelnud ka, et kui ma jälle midagi ostan omale või kuskile läheb raha, mis nagu pole vajalik, aga on lihtsalt tore, siis ma mõtlen, et sest mulle meeldib riideid osta ja sellist asja, et okei, et ma ei tea, mul juba on jalanõud, on ju, ja need võib-olla on kallimad, kui need võiks olla, aga kui ma panen nüüd jalga, ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast enesekindlalt, siis ma tunnen ennast paremini tööl, inimestega suheldes, mul lähevad asjad paremini, ma olen edukam, see on investeering. Investeering, jah. Et see on nüüd pool naljaga, on ju, aga võib-olla see on ka natukene mingi mõtteviis või vaatenurk sellele, et endale asju lubada on väga okei. Jah. Ja kui sa nagu iseendasse ei investeeri, siis millesse veel üldse, et sina oledki ju tegelikult enda elu keskmes. Jah. Enda elu keskpunkt oled sa. Ja. See ei tähenda, et sa oled teiste inimeste elu keskpunkt, aga iseenda oma sa oled. Ja sinna on väga oluline panustada. Ja, ükskõik kui head sõbrad või partner sul on, kes võib-olla jäävadki elu lõpuni sinuga, siis 100% kindlalt oled sina ainus inimene, kes on sinuga elu lõpuni. Ja siis tegelikult veel väike point, seda ma ei tea, sest ei tulnud sealt välja, aga lihtsalt igaks juhuks, et ei ununeks kogu selle töö ja trenni ja rutiini keskel puhata, võtta puhkust ja võtta aega endale, kui seda on vaja. Jah. Ja siis kui on need mõnusad ja head hetked, siis olla nendest täiega kohal ja nautida maksimaalselt. Ja. No nii, issand jumal, kus nüüd sai alles kurutatud. Sai, jah. Nii, siin oli siuke väga hea pealkirjaga, mis ma mõtlesin, et võiks sobida tänasesse episoodi ideaalselt. Erasmus kogemused Iirimaal. Tere, Kaisa! Inspireerituna eelmisest Räpase korterikaaslase loost räägin kiirelt ka oma kogemuse sellepärast, et ma loodan, et äkki see aitab kedagi, kes soovib Erasmus programmiga kunagi kuskile minna. Aastaid tagasi käisin mina Iirimaal koolis Erasmus programmiga vahetusaastal. Ja kuigi seal on väga palju muid asju, mida ka rääkides, ma räägin ainult ühe seiga sellest väga seiklusrikkast aastast. Ma sattusin sinna elama kokku majja 4 iirlasega, kellest 3 olid poisid ja 1 oli tüdruk. Ja kui ma olin seal juba 3 kuud ära elanud, mis oli niigi katsumus, sest ma magasin kõrvatroppidega, sest iga päev käis seal majas pidu. Ma magasin elektrilise tekiga, sellepärast et küttesüsteemid ei töötanud ja majas oli kogu aeg nii külm, et sa nägid oma hingeõhku, kui sa välja hingasid. Ja kõike muud. Aga igal juhul 1. detsembrikuisel päeval otsustasid nemad, et nad proovivad igasuguseid erinevaid narkootikume. Ja mina olin parasjagu siis köögis süüa tegemas, kui mina ei tea, mida nad seal suitsetasid. Igal juhul kõik see hakkas ka mulle mõjuma, sellepärast et köök oli nii või naa suitsu täis. Ja mina muidugi läksin täiesti paanikasse, roomasin trepist üles tualetti, mis oli meie teisel korrusel. Üritasin kuidagi ennast maast vetsupoti peale istuma saada, korra sain sinna istuma, võtsin kiirelt riided seljast ära. Läksin dušikabiini ja lootsin, et äkki külm vesi kuidagi toob mind sellest välja, mis tunne mul praegu on, sest et kogu maailm käis ringi ja ma ei saanud mitte midagi aru. Ja sinna dušikabiini kukkusin ma kokku. Õnneks mingi hetk hiljem ma toibusin, ma suutsin sealt kuidagi välja roomata ja kui ma hakkasin ennast jällegi tualettpoti najal püsti lükkama, siis ma nägin, et seal vetsupotis heliseb minu telefon, mis oli sinna kukkunud. Seega ma haarasin oma telefoni ja riided ja lihtsalt sööstsin oma tuppa, mis oli tualetist otse. Ma ei saanud kellelegi helistada, sest mul ei olnud enam telefoni. Ma olin täiesti paanikas, sest ma ei teadnud, mida ma olen just seal sisse hinganud seal köögis. Ma ei oska minna kuskile arsti juurde, ma ei teaks, mis on kiiravinumber. Ühesõnaga, ma lõpuks ikkagi õnneks toibusin, ma jõin lihtsalt vett, üritasin rahuneda ja järgmisel hommikul läksin ma esimese bussiga linna ja ostsin endale sealt nuputelefoni ja minu esimene kõne oli landlordile, kellele ma ütlesin, et ma kolin siit kohe välja, nii pea kui vähegi võimalik. Ja õnneks mul õnnestus isegi oma poolaasta eksamit tuua varasemaks ja ma sain sealt majast välja kolitud. Ja siis ma tulin Eestisse puhkama ja ausalt
see 4 kuud seal Iirimaal oli minu jaoks nii kohutav kogemus, et ma olin täiesti valmis kõik Erasmuse rahad tagasi maksma, lihtsalt peaasi, et ma ei peaks sinna tagasi minema. Aga õnneks ma leidsin endale uued majakaaslased, kes olid ülimalt toredad, nad olid ka välisõpilased sealt Rootsist, Nigeeriast ja Ghanast. Me korraldasime erinevaid teemaõhtuid ja tegime üksteisele mingeid oma rahvustoite ja nii edasi, nii et see teine poolaasta päästis mind tohutult. Aga mida ma tahangi siit õppetunnina öelda, on see, et ma tean, et osades riikides on majutus ääretult kallis ja kogu sinu Erasmuse raha võibki minna puhtalt ainult toa üürimise peale. Aga ma väga soovitan, et otsige ikkagi neid ühikavõimalusi, kus sul on kontrollitud keskkond, sellepärast et kuigi see on kallim, siis see hoiab sind eemal mingitest jamadest ja traumadest, eriti kui sa ei tea veel neid inimesi, kellega koos sa kuskile majja elama lähed. Nii et ma loodan, et äkki minu kogemus aitab kedagi. Ja aitäh sulle, et sa tegid sellise platvormi, et ma saan üldse oma lugu jagada. Ma olen väga tänulik sulle ja ilusat päeva! No tore, et see teine pool sellest Erasmuse aastast või reisist oli tore ja see kõlas täpselt nagu see, mis Erasmus peaks olema. Tutvud toredate uute inimestega, koged uusi kultuure. Et natukene said mõlemad poolt sellest tunda. Tõesti, issand, no ja kui traumeeriv tõesti see esimesed 4 kuud siis selliste korterikaaslastega ja no see oli ka muidugi minu jaoks täiesti nagu mingi issand jumal, et kas siis tõesti nagu küttesüsteemi polegi, kui sul nagu hingeõhk, sa näed. See on ikkagi ekstreemne. On, just tahtsin öelda, see on ekstreemne ja eks see, kas mingid küttesüsteemid ja asjad toimivad või kui heas korras see kodu on ja siis teine asi, kui sa kolid kokku maja või korteri kaaslastega, see on alati natukene loterii, ükskõik kus sa oled. Et seda, ma näen isegi, nii nagu ta seal ütles, mõnes kohas on elamiskulud väga kallid, üürid Dublinis on, ma ei tea, kus Iirimaal ta oli, aga Dublinis eriti on väga kallid, ehk siis suurem osa inimesi, keda mina ka tunnen Dublinis ja mina ka, me ikkagi jagame korterit või elame kellegagi koos ja minul läks sellega super hästi, ma tean teisi inimesi ka, kellel on väga-väga hästi läinud, aga ma olen kuulnud ka mitte nii ideaalseid lugusid, et sa tegelikult kunagi ei tea. Et sa natukene pead alati olema valmis, kui sa ei saa, isegi kui sa üritad teha mingit background checki, kui see on su jaoks võõras inimene, siis sa näed alles siis, kui sa selle inimesega koos elad. Et seda lõpuni ei tea. Selles mõttes võib-olla tõesti see soovitus ka, mis ta andis, et valida need kontrollitud keskkonnad, isegi kui see on natukene kallim, et võib-olla see on natukene lihtsam või et kui äkki on siis mingit tuge võimalik sealt saada, et kui need ei ole head korterikaaslased või midagi läheb seal halvasti, et kui sul on kellegagi ühendust võtta, sest et tavaliselt lihtsalt need landlordid näiteks, kellele sa helistasid, ega neid nii väga ei huvita. Neid kindlasti huvitaks, kui seal tehakse mingeid narkopidusid, et seda kontrollida, aga nagu üleüldiselt, kui seal on mingeid muid läbisaamise probleeme, siis nemad ei tule teie tülide lahendajaks. Jah. Nii et jah, tõesti nagu ühika mõte, sest et jah, nagu võib-olla peadki rohkem maksma, aga selle võrra su kogemus lihtsalt üleüldiselt võib olla nagu nii palju parem, on ju. Ja ega meil vist rohkem ei olegi öelda, tal oli endal see nii hästi läbimõeldud kõik ja sõnum oli üsnagi selge. No nii, siin peaks tulema siis sõpruse teema. Hei, mul on selline mure, et ma tahaksin täiega enda ühe toksik sõbranna enda elust välja kattida. Ma olen sellest päris pikalt mõelnud juba. Ja nüüd ma räägin siis võib-olla mõned põhjused, miks ma seda teha tahaksin. Kuna meie töögraafikud on väga erinevad, siis me näeme väga vähe. Me nägime terve suve jooksul võib-olla mingi 2 korda. Siis me suhtleme päris palju selle tõttu näiteks Messengeris. Ja ülitihti juhtub nii, et ta jätab mind lihtsalt siinile. Nagu I get it, et inimestel tuleb asju vahele värki, aga kui ta ükskord siis tagasi kirjutab, siis minu teemad ei ole üldse olulised, ta lendab enda mingi uue teemaga peale. Ehk siis ülitihti lihtsalt minu mured jäävad nagu täiesti või mis iganes, mitte isegi mured, vaid kõik, mis ma kirjutan, jääb nagu vastuseta, mis on suht ebameeldiv. Ja mul on tunne, et ma olen rohkem mingi tasuta terapeut, kui et sõbranna. Ja lisaks sellele on tal, kuidas ma isegi ütlen, tal ei vea meestega ja mina olen olnud väga pikalt suhtes ja meil oli just hiljuti üks väike vaidlus, kus ta üritas väita, et kõik mehed on ühesugused ja mina olin, et aga minu oma ei ole ja siis ta tõi välja mingi vea, mille minu peika tegi
mingi aastaid tagasi ja millest me oleme edasi liikunud, koos üle saanud, aga jah, tema tõi selle näiteks, et minu oma ei ole ka parem, mis on nagu nii toxic thing to do, et see oli vist nagu viimane piis karikasse ja ma ei tea, kas ma peaksin sellise inimesega suhtlema. Ja ausalt öeldes ma isegi ei taha nagu arutada temaga seda, et miks ta niimoodi tegi ja nii edasi, sellepärast et see asi on lihtsalt nagu liiga kaugele läinud ja ma olen natuke liiga palju haiget saanud. Ja mis sa arvad, mis ma tegema peaksin? Kas ma peaksin ta lihtsalt välja cut ima või ikkagi temaga rääkima, sest et see on lihtsalt nii pikalt kestnud, et ma ei tea, kas ma tahan enam. Aga jah, teed väga ägedat podcast'i. Ma olen kuulanud juba taskusõbrannasid algusest peale ja see oli väga äge ja mul on nii hea meel, et uus podcast tuli. Aitäh! Aitäh kõigepealt. Ja no mis mõtted tekkisid? Tore, et sa ütlesid seal lõpus, et ma võib-olla isegi ei taha seda teemat arutada, sest kui ma kuulasin seda, siis ma teadsin, mis see minu lõplik soovitus on, aga ma ei teadnud, kuidas ma tahaksin võib-olla või kuidas mina soovitaksin või kuidas, kui mina oleksin sinu olukorras, kuidas ma sellele läheneksin. Ikkagi minu esimene instinkt oli ka, et okei, kui see on kestnud pikemat aega, siis sa ei pea tegelikult arutama seda asja. Siin on võib-olla nüüd küsimused ju sulle, millele sa natukene vastasid seal lõpus, et kui oluline see sõprus sulle on, et kas sa tahad seda asja proovida arutada ja päästa võib-olla. Ja näha, kas sealt tuleb muutust. Kui sa juba, mulle tundub, natukene oled ise tegelikult lahti lasknud sellest, siis tegelikult sa ei pea panema sinna oma seda energiat. See on tegelikult selles mõttes päris nagu kurnav asi, millest läbi minna ja kui sul on äkki selline tunne, mulle natukene tundub, et see sõbranna võib olla selline, et isegi kui sa neid asju arutad, siis ta võib-olla hakkab ründama või süüdistama ja ennast õigustama, et see on sulle siis lihtsalt nii palju emotsionaalset nagu sükest läbielamist. Kui sa seda ei taha, siis ei pea. Ja mitte kunagi ei pea, olgu see toksiline sõber või lihtsalt keegi, kellega sa ei vaibi. Kui sa ei taha olla kellegagi sõber, sa ei pea. Sa tõesti tegelikult kunagi ei pea. Ei. See on alati vaba valik ja noh, nagu oli aru saada, siis tegelikult jah, sa oled enda jaoks ära otsustanud selle, et sa ei soovi temaga suhelda, see ongi väga okei ja me olekski seda soovitanud, isegi kui sa poleks selleni ise ilmselt jõudnud või ja noh, tõesti ei pea ka otseselt ju, eriti ongi, et kui sul ei ole seda soovi päästa nii-öelda seda sõprust, siis see vestlus ei ole vajalik, et kui sa oleksid tahtnud nagu võib-olla veel proovida, et noh, siis on väga oluline nagu läbipaistvalt rääkida, et mis need mured on olnud, aga kui see on nii kaugele läinud, et sinu jaoks seal ei ole enam mõtet, et siis noh, eemalduda vaikselt, ma ei tea, et kui tihti ta ise siis sulle kirjutab, aga noh, ma ei tea nüüd, et kas täitsa nii, et ei vasta siis. Ma just tahtsingi su käest küsida, et kuidas siis, kui otsustada näiteks, et ei räägi seda asja läbi, tahaks lihtsalt lõpetada sõpruse, kuidas sa soovitaks seda teha? Ma ei tea. Sest ma näen 2 varianti, kas sa ütled talle või siis sa lihtsalt ise enam ei kirjuta talle ega algata nagu rääkimist ja eks siis sa näed ju ajaga ka, kui palju ta ise algatab, kirjutab sulle, küsib, kuidas sul läheb või jagab oma asju, kutsub sind kuskile. Võib-olla tulebki nii pikk paus sisse, et see äkki lihtsalt vajub ära. Ja ma arvan, et see võib-olla, kui sa nagunii oled lahti lasknud ja sa tunned, et sul ei ole vaja mingit closure'it, see võib-olla oleks lihtsam. On nii, nagu ise tunned. Hei, räägin sellise huvitava loo selle aasta Beach Grindist. Otsustasime sõbrannadega minna suht viimasel hetkel, ehk meil ei olnud ööbimist. Olime 4, aga mu ühel sõbrannal üks tuttav kutt ütles, et noh, nemad on oma sõpradega korteri leidnud rendist ja et me mahuks ka sinna. Läksime siis sinna. Seal oli siis 3 kutti ja meie tüdrukutega 4. Kuna noh, me neid kutte tegelikult väga hästi ei tundnud, siis nad olid siuksed poolvõõrad, et natuke teadsid. Saime ülihästi läbi. Ma ei tea, mängisime mänge, soojendasime ja järsku oli kutte 4. See 4. kutt mingi täiesti suvalisel hetkel tuli, tervitas kõiki, oli, et ma olen Kevin. Me tüdrukutega automaatselt eeldasime, et ta on nende poiste sõber, sest ta lihtsalt tuli ülihästi sulandus seltskonda, mängis meiega mänge, tundus täpselt nagu ta nagu ülihästi tunneks neid kutte. Siis üks hetk läksime veel Beach Grindile, selgus, et sellel kutil piletit ei olnud, aga kuna sellel võõral kutil, siis ma mõtlen, polnud piletit, aga kuna meie need tuttavad kutid kuidagi olid ka
päris rõõmsas töös juba, siis nad otsustasid, et davai, ostame sellele uuele kutile ka pileti. Ühesõnaga, see võõras kutt siis, kes ilmus, Kevin, tema jõi meie jooke, sõi meie sööke, sõi meiega õhtusööki, siis sai tasuta Beach Grindi pileti, pärast Afteka pileti ostis keegi meie seltskonnast talle. Siis jõudsime mingi hetk tagasi. Ta oli mingi okei, davai, toon autost oma magamisasjad, vennal oli mingi madrats, kõik asjad olid olemas. Ja siis magasime ära hommikul tõusime ülesse, siis see vend lihtsalt oli kadunud. Minu meelest, kui me tõusime juba, võib-olla keegi nägi, kuidas ta ära läks, ühesõnaga ta oli läinud. Ja siin nambist need kutid küsivad, et davai, kust te tunnete seda kutti? Ja me olime nagu, et ta oli ju teie sõber, et kuidas meie teda tunneme. Ühesõnaga järgmine päev me arutasime omavahel, mitte keegi meist ei tundnud seda kutti enne, mitte kellegil ei ole õrna aimugi, kuidas ta sinna korterisse sai, kus me olime, sest meil oli korter 4. korrusel, alt oli uks lukus. Ja nagu see oli täielik müstika meie jaoks. Ühesõnaga selgus, et mingi võõras kutt, ei tea kuidas, imbus meie seltskonda, oli kõigi sõber, muidu oli väga tore kutt. Käis tasuta Beach Grindil, tasuta jõi ja sõi meie kulul. Ja siiamaani me ei tea, kes ta päriselt oli, keegi ei tea ta perekonnanime või ühesõnaga sihuke väga, ma ei tea, huvitav lugu. See on crazy. See on tõesti väga huvitav lugu. Mina muidugi kogu aeg kartsin, et see lugu jõuab selleni, et ta varastas mingid asjad teilt ära või varastas paljaks teid või et kui ta hommikul oli läinud, et äkki ta oli mingid asjad endaga kaasa võtnud. Õnneks see sinna ei jõudnud. Küll aga täielik freeloader. On küll. Tead, ausalt öeldes, ma täppisin seda nüüd. Ausalt öeldes mul oli, ma kuidagi alguses ei registreerinud seda, et kas ta sai sinna teie korterisse kuidagi sisse. Vaat see on natukene hirmus osa selle juures, aga kõik muu, mul on nagu natukene selline tagasihoidlik või low-key respekt, et nagu jaa, nagu hästi tehtud. Et sa saidki hakkama sellega, et sa käisid täiesti tasuta Beach Grindil. Ja see oli tore kaaslane kõigile, kõik hea meelega võtsid su kaasa ja veetsid sinuga aega. Et selles mõttes nagu natukene sneaky sinust, aga tundub, et sul ei olnud halbu kavatsusi. Nojah, ja et ega inimesed ikkagi ju vabatahtlikult ostsid siis selle Beach Grindi pileti talle ja selle Afteka pileti, et ega ta ju ei sundinud kedagi, on ju. Et ikka normaalne skämmer, aga tõesti, et kuidas ta sinna korterisse sisse sai, kuidas ta nagu, ma kujutan ette, et tal oligi siis selline eesmärk, täna ma lähen tasuta Beach Grindile. See oli tema eesmärk, aga et kust ta nagu otsustas selle, et ma lähen sinna korterisse. Kas ta teadis kedagi sealt trepikojast või et ta ja siis kuulas uste taga, et nagu kus toimub midagi, et inimesed, kes on arusaadavad minemas Beach Grindile, et kes juba on mingis meelealus äkki, aga et kuidas just see maja, see korter ikkagi, ma ei tea. See tõesti on müstiline. Jah, ma ei tea. Nüüd ma hakkasin mõtlema, et vaatas ennem välja juba ammu mingisugused Airbnb-d, mida selleks ajaks siis välja renditi ja siis lihtsalt nagu teadis, millise ukse taha minna, aga et kuidas ta ikkagi sinna sisse sai ja no isegi kui sa vaatad need, siis sa ju kunagi ikkagi ei tea, kes seda rendib. Kas seal on mingi pere, kes on tulnud puhkusele teadmata võib-olla, et grind toimub või on need pidutsejad. Et igat pidi see on väga müstiline ja siis isegi kui sa siis tead, äkki te postitasite midagi kuskile, äkki, kes, ma ei tea, on ju. Aga kuidas sa ikkagi nüüd siis saad sinna korterisse, kõik uksed on lukus ja sa tuled sinna, see on kõige julgem osa sellest kõigest minu arust. Sa pead olema väga enesekindel ja väga veenev, et niimoodi minna kuskile seltskonda ja lihtsalt nii laadna vend olla, et kõik arvavad, et sa oled kellegi sõber. Ja sellepärast ma ütlen, et mul on natukene low-key respekt, et kui sa kasutad sellist julgust ja seda šarmi, mis sul on ära ainult heaks, siis ei jõuda ka kaugele elus. Aga Nojah, ja nüüd ongi, et kuidas sa seda kasutad. Aga ja see ka, et sa tegelikult ikkagi sa pead sattuma õigesse seltskonda, et sa saaksid seda teha. Nagu Lagamoon, kui mina, sina ja mingi Anette oleme kuskil korteris ja mingi vend astub sisse, seal ei ole võimalustki, et me arvaks, et ta on nüüd, ma ei tea, kellegi sõber. Ei, ja siis ma nüüd ka praegu jälle ei mäleta, aga need mingid kutid, kellega te seal olite, keda te ka ei tundnud, ega meie seltskonda selliseidki ei saatu. Ei, meil ei ole ja selliseid koos viibimisi, kus oleks siuksed poolvõõrad inimesed, on ju. Ehk siis tal ikkagi nagu joppas. Vedamine, täiega vedamine. Crazy.
no see on ikka lugu, mida rääkida. Ja siis mis veel, mis ma mõtlesin? Eesti on ikkagi väike. Just tahtsin öelda, et mina läheksin igal juhul, teil on kindlasti mingid pildid või midagi vähemalt sellest tüübist. Ma läheksin ja sa tead ta eesnime. Kas ta seda ja kas see nüüd ta õige eesnimi? Aga ma ei tea, mina ei annaks alla enne, kui ma leian ta. Aga mis sa teeksid siis, kui leiaksid, kas sa nagu midagi... Ma ei tea, aga see vähemalt natukene annaks mu hingele rahu. Jah, ma tahaks leida ta igal juhul. Ma tahaks näha, mis inimene see on, millega ta tegeleb, kas meil on mingeid ühiseid tuttavaid, kust ta pärit on. Ja ma ei tea, kas ma siis kirjutaks või ei või on vahet, ei tea, aga ma tahaks tõesti teada. Ja no sina oled niuke FBI ka, sa kindlasti leiaksid ta ülesse. Kui see on õige nimi, siis jah, ilma nimeta ma ei tea. Kuigi no sedagi on tehtud. On tehtud, ma just ikka mõtlesin jah, et küll leiaks ka nii. No nii, kas oled valmis järgmiseks? Hei Kaisa, mul on mure seoses sõprussuhetega. Nimelt on mul mitu pikaaegset sõbrannat, kellega me juba nooruspõlvest oleme olnud sõbrannad aga nad omavahel nagu tuttavad ei ole. Lihtsalt nendega eraldi olen suhelnud ja aega veetnud. Aga viimase aasta jooksul on olnud nii mitmeid olukordi, isegi rohkem kui aasta jooksul, mil me teeme plaane, kas küllamineku või kuhugi mujale mineku plaane ja väga-väga tihti peaaegu enamik kordadel on need plaanid nagu väga last minute canceldanud ja ma olen mitu korda seda ka öelnud neile, et siuke asi ei ole okei. Või samamoodi ka see, et kui me lepime kokku, et me lähme kuskile, siis a la üks hiljem tund aega või 1,5 tundi või siis ütleb üldse tunni aja pärast, et ma ikkagi ei tule. Ja ma olen ka seda väljendanud mitu korda, et see ei ole okei käitumine, et see on ju minu aja raiskamine ka. Ja ühesõnaga raske on nagu niimoodi. Ja mõlemal puhul ma olen nagu seda maininud mitu korda ja ma olen sellest rääkinud, aga nagu siiamaani ma näen, et mitte midagi nagu selles osas ei ole muutunud. Nii et ma ei tea, kuidas sellises olukorras toimida. Ma ei taha ise ka päris nüüd ära canceldada mingeid suhteid, aga ma leian ka, et see ei ole nagu päris okei ja kuidagi lugupidav minu suhtes. No esimene mõte, mis mul lihtsalt kõike seda kuuldes tekkis, oligi see, et vau, neil ei ole mitte mingit austust sinu vastu. Sina võib-olla oled nende sõbranna, aga nad ei ole sinu sõbrannad. See tundub küll nii. Ma ei kujuta ette sellist momenti mitte ühegi oma sõbrannaga, kus meil on plaanid tehtud ja nad kas hilinevad tund aeg. No okei, mingid erandjuhud. Aga midagi, aga mitte niimoodi, et alati. Mitte niimoodi, et enamus kordadel. Või et nad nagu ütleksid üldse, kui juba on see kokkusaamise aeg nagu käes, et kuule, ma ikkagi ei tule või mis asja? See on ju täiesti ebanormaalne. Et see on selline disrespect, et õudne hakkab kohe. Ja kui sa oled sellest juba rääkinud ja ikkagi midagi ei muutu. Vot jah, see on teine asi, et kui asjast on räägitud ja mitte midagi ei muutu, siis paratamatult on see märk sellest, et nende jaoks ei ole see oluline, see suhe ja see mitte miski ei motiveeri neid parandama oma käitumist. Ja see on otsene märk sellest, et nende jaoks see sõprussuhe ei ole oluline. Ja see on selline koht, kus ei ole mitte midagi teha, nagu sa ei saa sundida kedagi tahtma olla su sõbranna või tahtma sinuga aega veeta. Ja ma ise kunagi ei tahaks seda ka teha, ma ei tahaks kunagi sundida kedagi kohtuma minuga. Kui sa ei taha, siis ei ole vaja. Ei, ma ennem olen üksi. Jah. Et on aeg suunata see sama energia, mida sa oled nendesse sõprussuhetesse suunata mujale. Kas uute sõprade leidmisse või et tugevdada neid suhteid, mis sul juba on teiste inimestega. Et sinna ei ole mõtet enda energiat panna. Et sul on väga mitu korda tõestatud seda, et see energia ei lähe õigesse kohta paraku. Ja äkki selles samas sõprusrinkonnas on keegi, kes päris ei tee alati niimoodi. Nendega siis võid ju eraldi kohtuda, kui tahad. Aga nende sõbrannadega jah, küll mitte. Tead, ma ka jälle lähen natukene sügavale võib-olla sellega, aga sellised asjad, nagu ma ise enda jaoks vähemalt olen hästi ettevaatlik. Ma ei lase enda teha nagu nii, ma arvan, mul need boundary'd ja seinad vahel on võib-olla kõrgemad kui vaja. Aga mida see teeb samamoodi, ma alustan uuesti.
olgu siis sõprussuhted või romantilised suhted või mis iganes inimesed, kes astuvad sinu sellistest piiridest üle ja kui sa lased seda kogu aeg teha, minu arust jällegi võib, oleneb inimesest, võib-olla kõigi jaoks ei ole nii tiip, aga minu arust sa annad nüüd iseendale iga kord signaali, et ma ei ole väärt rohkem kui see ja on okei mulle nii teha. Sa annad neile seda signaali, okei, whatever, aga iseendale ka sa ju iseenda väärtust lased madalamale kogu aeg ja teed nagu allahindlust selles ja see on nii ohtlik, see kandub igale poole üle, et sellepärast ka olge väga nagu, et mitte ettevaatlikud, aga nagu väga vaadake neid inimesi, kes on teie ümber ja kuidas nad suhtuvad teisse ja endasse ka. Sest et see on üks enesearmastuse osa, et milliste suhetega sa oled okei. Ja mida sa lased endale teha või kuidas endaga käituda. Jah, et kui sa tõeliselt ennast armastad ja väärtustad, siis sa ju ei lepi selliste suhetega. Võt, nii et on aeg leida üles see suur armastus iseenda vastu ja selle pärast juba mitte suhelda nende inimestega. Kas võtame ühe veel või ongi kõik? No teeme ühe veel, okei. Nii, ma ütlen sulle pealkirjad ja lasen sinul valida. Nii. Üks on ebameeldiv toakaaslane ja teine on mehe ja naise sõprussuhe. Ta näitas ta eelmist korra. Siin ma olen töökaaslane. Töökaaslane hoopis, jah. Siin täppi tehti, mul ei näita sellepärast, ütlesin valesti. Ei ole hullu. Issand, ebameeldiv. Mis iganes kaaslane siis? Või siis naise sõprussuhe. Võib-olla see töökaaslane. No jah, ma korra mõtlesin ise sama. Mina sooviksin rääkida mingisugusest inimtüübist, keda me oleme kõik kohanud ja seda oma töökaaslase näitel. Ja keeruliseks olukorra teeb see, et ta on töökaaslane ja ausalt öeldes ei saagi nagu kuidagi sellisest inimesest nagu eemale hoida, sest te teete tööd koos. Aga tegemist on inimesega, kes on korduvalt minu eraellu sekkunud, minu ekside kohta küsinud, minu uue suhte kohta küsinud ja selline natukene nagu draama keerutaja ka, et nagu otsib mingisugust asja nagu, millega nagu sudida ja natuke selline tunne nagu oma elu ei olekski. Ja ühtlasi ta on ka pikaajalises suhtes, tüdruk ise aga ta räägib sellest ka väga avalikult, mis on nagu teada nagu kõigile, et see suhe ei hoia teda suhtes kinni nagu, et ta käib hästi palju teidil ka teiste meestega ja minu teada neil ei ole avatud suhe, vähemalt nii ma olen aru saanud, et on hetki, kus ta räägib, et see mees on tema kõige lemmikum ja parim, ta teeb talle kõike, bla ja siis järgmine hetk räägib töökaaslastega, kuidas ta käis kellegiga väljas ja nii edasi. Ja üleüldiselt on nagu väga ebameeldiv inimene, et sa tunned, et tal on kogu aeg vaja elada teiste eludes, kogu aeg uurida, kellel mis mingi draama on, tööl talle meeldib hästi palju mingeid asju surkida ja sudida ja siis kõigile edasi rääkida. Et ausalt öeldes nagu väga keeruline on sellise inimtüübiga koos olla. Ja siit mina uuriksin, et kuidas sul on olnud kokkupuuteid selliste inimestega, kes sulle üldse ei meeldi ja kes ongi väga ebameeldivad ja muidugi mina lihtsalt hoian nagu eemale sellest inimesest nii palju, kui ma saan, aga paratamatult jutud ja asjad ja liiguvad töökaaslaste vahel igal pool, et hästi nagu keeruline on sellega vahepeal toime tulla neutraalselt. Nii et mis on sinu arvamus selliste inimeste kohta? Seda inimtüüpi tean küll. Töökeskkonnas, kui ma praegu mõtlen, mul ei tule ette, et ma töökeskkonnas oleksin kokku puutunud sellise inimesega õnneks. Et mul vist ei ole olnud. Kas sinul on ette tulnud elus? No, midagi sarnast võib-olla natukene on, kas päris nii palju, ma ei tea, aga süükest mingisuguseid nagu hinte sellest ikka on tulnud ette natuke ja töökaaslastega on selline asi, et kui sõbranna ei meeldi, siis sa saad valida, aga töökaaslast sa ei vali, on ju, et see on natuke keeruline aga minu soovitus ka on töö juures tunne väga mugavalt ennast hoides eraelu täiesti nagu
eemal sellest. Eraldi, sa ei pea vastama mitte ühelegi küsimusele tegelikult. Mitte keegi tegelikult töö juures ei pea teadma absoluutselt mitte midagi sinu eraelu kohta. Kas sa oled suhtes, kas sa ei ole, mida sa teed väljaspoolt, tegelikult ei pea. Tore on, kui sa tahad jagada, aga tegelikult ei pea. Kindlasti sellele töökaaslasele ma ei jagaks, kui ta küsib, sa võid kas lihtsalt keerutada. Hämada või sa võid ka väga otse öelda, et tead, ma arvan, sellest teemast ei pea me rääkima. Jah, lihtsalt just öelda otse, et sellest ma ei räägi tööl või mida iganes. Ja, et see on eraelu, ma selle hoian eraldi tööst. Ja siis võib-olla mõelda natukene ka, et kui sul on mingeid muid töökaaslaseid, kellega sa muidu oleksid okei neid asju jagama, kui nad on äkki temaga paremad sõbrad ja sa fully ei usalda, et sealt ei liigu see jutt nendeni, siis võib-olla nendele ka vähem neid asju rääkida. Igaks juhuks lihtsalt mõtle selle peale. Et see on põhimõtteliselt ainus asi, mis sa saad teha, et oma asju mitte rääkida. Ja, sest ega sellist inimest ei muuda, sa võidki ainult oma peas teha tõesti selle järelduse, nagu sa ka ütlesid, et ilmselt tal siis oma elu ei ole või on tal seal mingid väga tugevad puudused, mille pärast ta niivõrd palju elab teiste elu, surgib seal, et ilmselgelt tal on midagi puudu, midagi natuke pahasti, et ta seda kõike üldse teeb. Aga see on tema probleem ja sina saadki lihtsalt eemalduda sellest, nii palju kui töökeskkonnas on võimalik ja see on ikkagi väga võimalik, et isikliku elu asju ei jaga. No nii, aga aku tuli juba vilgub, nii et siinkohal me tõmbamegi otsad kokku. Suur aitäh sulle, Laura, minu arust tuli väga-väga tore episood. Tõesti oli väga tore, aitäh, et sa kutsusid. Mul natuke oli ikka hirm alguses tulla, aga väga tore oli. Ja, nii et jätta aga oma tagasiside meile ja kui te tahaksite Laurat veel võib-olla näha, siis seda võib vabalt ka meile teada anda, et kui Laura teinegi kord Eestisse tuleb, siis äkki ma saan ta siia diivanile tagasi. Aitäh, et kuulasid. Tšau! Tšau! No muidugi unustasime me Lauraga loosida välja võitjad, nii et ma olen siin, et seda ikkagi siin episoodi lõpus teha. Ja ma mõtlesin, et Kylie Jenneri parfüümi annaks ära sellele voice'ile, mis rääkis rutiinist. Et siis, kui iseendale on raske midagi lubada, siis võib-olla siit podcasti poolt väikene kingitus on toredaks lisaks ellu. Ja müstilise kuti, ehk siis see Beach Grindi storytime, mis oli, see oli ka väga põnev, nii et selle saatjale läheb siis 12 pudelit värska Well vett ja see sõbrannade kohta olnud voice, kus lapsepõlvesõbrannad ei ilmu kohtumistele kohale või lasevad üle, siis selle saatjale läheb siis Lilli 50-eurone kinkekaart. Aitäh kõigile, kes voice'e saadavad, neid saab saata kirstordil.com ja iga nädalaselt loosin välja auhindu, nii et pange aga oma mõtted, mured, küsimused või põnevad lood teele. Ja nüüd ma lõpetan päriselt. Aitäh, et kuulasid. Kuuleme-näeme järgmises episoodis. Ciao! Ja 50-eurose Lidli kinkekaardi on veel võitnud kasutades hashtagi alati väärt ja hashtagi kirstordil kasutaja @liis_m. Iga nädal loosin välja siis kõigi nende vahel, kes kasutavad hashtagi alati väärt ja hashtagi kirstordil ning tagivad kirstordil poodi välja 50-eurose kinkekaardi.